tere! See video ja järgnevad videod on mõeldud naistele, kes tahavad midagi teada saada piiblist. Ma tahaksin minna läbi Luuka evangeeliumi ja vaadata erinevatele Jeesuse räägitud lühikestele õpetlikele lugudele. Ja iga loo lõpus ma tahaks jätta ja visata õhku ühe küsimuse, mille peale siis võib mõelda ja vaagida, et kas ma saan sellest loost midagi enda jaoks võtta, õppida või lausa isegi igapäevaellu rakendada. Esimene lugu tuleb siis Luuka evangeeliumi 8. peatükist ja ma loen alates värsist 4. Ja see kõlab niimoodi. Kui Jeesuse juurde oli kogunenud hulk rahvast, sealhulgas paljudest linnadest tulnud inimesi, kes teda kuulamas käisid, rääkis ta neile ühe mõistujutu. Nüüd tuleb see mõistujutt. Külvaja läks välja seemet külvama. Külvates kukkus tal osa seemet tee äärde, see tallati ära ning linnud tulid ja nokkisid selle. Osa kukkus kaljusele pinnasele ja kuivas pärast tärkamist ära, kuna seal polnud niiskust. Osa kukkus ohakate sekka ning koos sellega kasvanud ohakad lämmatasid selle. Aga osa kukkus hea maa peale ning pärast tärkamist kandis see 100-kordselt vilja. Seda rääkinud hüüdis ta, kellel kõrvad on, et kuulata, see kuulaku. Nüüd aga ei saanud jüngrid, kes Jeesusega koos käisid, üldse aru, mis toimub ja mida see lugu, mis Jeesus rääkis, tähendama peaks, siis nemad küsisid, mida see mõistujutt tähendab? Ja Jeesus ütles, selle mõistujutu tähendus on niisugune. Seeme on Jumala sõnum. Teeäärse pinnasega sarnanevad need, kes kuulevad sõnumit, siis aga tuleb kurat ja võtab selle ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. Kaljuse pinnasega sarnanevad need, kes sõnumit kuuldes võtavad selle rõõmuga vastu, aga neis pole juurt. Nad usuvad mõnda aega, kuid proovile paneku ajal nad hülgavad usu. Ohakase maaga sarnanevad need, kes kuulevad sõnumit, ent kuna nad lasevad end kaasa kiskuda elumuredel, rikkusel ja naudingutel, lämbub sõnum ära ja nende vili ei saa küpseks. Aga hea maaga sarnanevad need, kellel on kaunis ja hea süda ning kes pärast sõnumi kuulmist seda südames hoiavad ja vastu pidades vilja kannavad. See siis oli Luuka evangeeliumi 8. peatükk ja värsidest 4-15. Ma istun siin oma kasvuhoones ja ma mõtlesin, et see on väga hea lühike ja õpetlik lugu, mida me paljud naised, millega me oleme kokku puutunud, eriti need, kes on näppudega mullas olnud. Ja Jeesus toob siis selles loos välja 4 erinevat suhtumist, mis mul võib olla Jumala sõnumisse. Jumala sõnum piiblis tähendabki piiblit ennast. Et kui ma loen piiblit, kuidas ma saan teda kuulata? Esimene siis kuulamise vorm on nagu teeäärne pinnas. See on selline kõvaks tambitud, kui sa kujutad ette ühte niidupealset maad kõvaks tambitud teerajakesega, sinna ei lähe midagi sisse ja seal ei hakka nagu naljalt midagi kasvama. Ja Jeesus ütleb, et see maa on siis niisugune kõva ja tihke ja piibel räägib siis, et on olemas nii Jumal kui valgus ja pimedus kui siis saatan või kurat ja et need mõlemad pooled nagu eksisteerivad meie vaimses maailmas, mida me võib-olla silmadega ei näe. Ja ta ütleb, et see pimeduse jõud saatan, tema tahab meilt ära võtta usku Jumalasse. Ta ütlebki siis selle teeäärse
pinnase kohta, nende inimeste kohta, kes siis niimoodi Jumala sõna vastu võtavad, et nende süda on kõva, et see on nagu saatan, kes tahab meilt usku ära võtta. Ja minu otsus saab olla, kas ma julgen asju enda ümber näha Jumalast antuna või ma põhjendan oma kõik, mis ma näen ära mingisuguste tavaliste asjadega, ütlen, et see on kokkusattumus näiteks. Et kas mul on seda julgust näha enda elus toimuvate asjade taga Jumalat ja see tegelikult, ma arvan, ongi usk. Nüüd teine inimese tüüp või Jumala sõna vastuvõtmise viis on siis kaljune pinnas. Ja ta ütleb, et nad võtavad selle rõõmuga vastu need inimesed, aga neil ei ole juurt. Paar aastat tagasi ma panin oma maja ette metallpotti lilleseemned. See oli hästi päikseline koht ja need lilleseemnetest tõusid päris kiiresti üles kenad lilletaimed. Aga mis juhtus oli see, kuna see pott oli metallist, siis nende juured said vigastada kuumast päikesest ilmselt, ma arvan. Ja mulle tundub, et see on nagu see kaljune pinnas. Et kalju on siukene, ta võtab, imab endasse kuumust ja kui üks kivi läheb kuumaks, siis on sellel õrnal juurekesel väga raske vastu pidada. Ja samamoodi ütleb siis Jeesus, et mul peab olema see siuke pinnas, et ma saan juured alla kasvatada, ma pean süvenema, ma pean minema sügavuti, mõtisklema, mediteerima nendel teemadel, mida ma piiblist loen ja mitte lihtsalt nagu laskma ennast korraks inspireerida ja siis unustama selle. Ta ütleb, et proovile paneku ajal selline taim närtsib. Kolmas maapind, millest Jeesus räägib, on ohakane maa. Siin samas kasvuhoones panin ma maha salati eelmine aasta. Ja seni, kuni see salatitaim üles tuli, tuli ka väga palju umbrohtu. Ja umbrohi kasvas kiiremini kui see salatitaim ja alguses mul ei olnud võimalik eristada, kumb on salat ja kumb on umbrohi. Ja see umbrohi vohas. Ja ta kasvas nii suureks ja nii kiiresti, et nendest salatitest ei tulnudki midagi välja. Need lihtsalt surid sinna umbrohu sisse ära. Ja selles mõttes ma saan aru, millest Jeesus siin räägib selle ohakase maa kohta. See on umbrohi, see kasvab kiiresti ja ta ütleb, et mis see umbrohi meie elus võib siis olla. Ta ütleb elumured, rikkus, naudingud, et need lämmatavad selle taime ära. Ja ma arvan, et siin on see väljakutse nagu panna Jumala sõnum esikohale või see, mis ma piiblist loen, teha see oma südames, teha sellele ruumi, lasta sellel rohkem kasvada kui hirmudel, murel, igapäevased finantsküsimused. Ma arvan, et tänase päeval eriti koroonaviiruse pildis me saame aru, kuidas need finants- ja elulised mured võivad meist lihtsalt nii kiiresti üle kasvada, et me lihtsalt lämbume sinna alla ära. Ta ütleb, et nii ei saa vili küpseks. Ja tõesti, nii ta on. Igaüks, kes on näpud mulda pannud, teab seda. 4. maa, ütleb Jeesus, on aga hea maa. Ja ta ütleb, et selleks on vaja Jumala sõnumit oma südames hoida ja kasvatada. Ja ta ütleb minu meelest väga tähtsa asja siin, vastu pidades vilja kanda. Ükski vili ei tule kergelt. Iga vilja jaoks on vaja vastu pidada, läbi minna rasketest aegadest, nendest hetkedest, mis pole mugavad, on vaja ennast pingutada selleks, et minu kasvuhoonest omad otsa tuleks. Ma pean iga päev teda kastma tulema, et iseenesest ei juhtu midagi. Ja ma arvan, et see küsimus, mis ma tänase video lõpus tahaksin õhku visata ja ma väga loodan, et sul on aega selle üle mõtiskleda, on see, kas ma
tahan võtta Jumala sõna enda südamesse, kas mul on huvi selle vastu, kas ma olen valmis panustama ja tegema temast enda südames midagi tähtsat. Kas ma olen valmis vastu pidades minema mööda seda teekonda, kuni ma näen, et see hakkab vilja kandma. See on minu küsimus täna sulle ja järgmine nädal vaatame Luuka evangeeliumist järgmist Jeesuse lühikest lugu, mida ma loodan sulle väga lihtsalt ja eluliselt lahti seletada. Aitäh sulle!